tere tulemast Juhani Särglepa YouTube'i kanalile. Ja täna räägime alkoholist ja alkoholi tarvitamisest üldiselt. Kui sa tahad natukene alkoholi kohta rohkem teada saada või lugeda, siis soovitame külastada veebilehte www.drinkiq.com. Ma panen selle siia descriptionisse. Panen siia ka. Teeme väikse mängu ka, küsime küsimusi. Toi, I'm all in it. Aga ma küsiks sult kohe, et kas tead, millal alkoholi üldse juua ei tohiks? Ma arvan, et sa kindlasti ei tohiks juua, kui naisterahvas on rase. Õige. Kui inimene võtab mingeid kangeid ravimeid või kui sa oled alaealine. Või kui sa plaanid ujuma minna. Ja. Kui sul on plaanis autoga sõita, siis kindlasti ei tohiks alkoholi juua. Või rolleriga. Või mingi üldse lihtsalt liiklusvahendiga, isegi rattaga ei tohi sõita. Ja üks asi veel, kui sa oled proovinud alkoholi joomist kontrollida, aga pole hakkama saanud selle kontrolli all hoidmisega, siis kindlasti sa ei tohiks alkoholi juua. Aga davai, lähme edasi mänguga. Ja mul on sul küsimus, nimeta aine, mida kõik alkohoolsed joogid sisaldavad. Mis on etanool? Ja, super, väga õige. See tähendab seda, et kõikides alkohoolsetes jookides, olgu see siis vein, siider, viin, see asi, mis meid purju teeb, on ikkagi etanool. Siis järgmine küsimus, naised töötlevad alkoholi vähem tõhusamalt kui mehed. Kas ei või jaa? Kui võtta sama kehakaaluga naine või mees ja nad joovad ära sama koguse alkoholi, siis naises veres on alkoholi tase 3% võrra suurem kui mehes. Sellepärast, et naise keha sisaldab umbes 10% rohkem rasva ja selle tõttu vähem vedelikku. No okei, jah, sest naistel on puups. Mitte ainult naine ei kiiremini purju, vaid suudab ka vähem seda aeglasemalt alkoholi enda süsteemis töödelda. Siis ma küsin sult järgmise küsimuse. Mitu klaasi nädalas on madala riskiga alkoholi tarvitamine? Naised. Mitu klaasi nädalas? Ütleme, võtame siidrit. 3, 4. Aga 4 on väga õige vastus. Ma ütlesin 3, 4. Aga mehed? No arvestades seda, mis sa just eelmise küsimuse peale ütlesid, siis peaks olema probably poole rohkem. Ehk siis 8. Jah, 7-8 klaasi õlle siidrit nädala peale. Aga tegelikult alkoholi tarvitamist mõõdetakse ühikutes. Ehk siis naiste puhul on see 8 ühikut ja meeste puhul on aga see 16 ühikut. Üks alkoholi ühik on 10 grammi puhast alkoholi ehk siis etanooli. Näiteks 0,5 õlu, 5,2% on 2 ühikut. Ehk siis seal on 20 grammi etanooli sees. Jah, just. Üks klaas veini. 120 minu arust see etanool kõlab nagu nii õudselt. Kõlab vastikult. Mõtle, kui see oleks igal pool kirjas ainult etanool, siis ma arvan, et inimesed tarbiksid tegelikult alkoholi vähem. Sest et sõna alkohol on okei, kui keegi ütleb mulle etanool, siis see kõlab nagu creepy. Järgmine küsimus. Siin on valikvastustega küsimus. Mitu alkoholi vaba päeva nädalas peaks arvestama mõõduka tarbimise jaoks? Kas 3 alkoholivaba päeva, 1 alkoholivaba päev või 5 alkoholivaba päeva nädalas? Mis sa arvad? No ma arvan, et see vastus on 3, sest et nädalas on 7 päeva ja kui ma 3 päevast juba võtan klaasi veini toidu kõrvale, siis kuidagi ei saa tulla sinna 5 päeva pausi, nagu siin oli variantides 1-5. Ehk siis vastus on 3. No väga õige. Mõõdukalt peaks nii, et 3 päeva vapšee joo vähemalt. Ja küll väga tubli õige vastus. Järgmine küsimus. Ära siia vaata, kuidas tead kõiki vastuseid. Kas nädala jooksul joomata jäänud alkoholi kogust võib hiljem korraga ära juua? Vastused on kas jah või ei? Ilmselgelt ei. Ja miks? Sest et su keha ju saab korraga kogu selle etanooli paugus ei ole nagu aja peale ära jaotatud. See on tõsi küll, jah. Et iga päev algab uus päev. Sa ei saa koguda oma seda alkoholi. Ma olen nüüd kuu aega pole joonud, nüüd ma saan 2 kuud hullu panna. Ei, mitte 2 kuud alustada täie hullu. Tegelikult see ei ole nii, vaata. Järgmine küsimus. Kui kiiresti peale joomist hakkab alkohol mõjutama aju? 30 sekundit,
90 sekundit või 5 minutit? 90 sekundit. Õige vastus. Tundub loogiline. No ma üritasin praegu mõelda, kuidas ma olen tulnud veiniga niimoodi toidu kõrvale, võib-olla ei tunnegi nii hästi, on ju. Sest sa oled juba söönud midagi, saad kui sa tühja kõhu peale jood, siis hakkab kohe, on ju. Aga teinekord, kui oled võtnud kuskil peol alles mingi šoti, mida mul väga kõrdi teha, aga kõik võtavad kellegi terviseks, siis ikka. Kangemad alkoholid imenduvad kiiremini, sest nendes on... Rohkem etanooli. Ei ole, sama kogus etanooli. Ühes pitsis viinas või ühes siidris on sama kogus. No kui niimoodi rääkida. Aga sa lihtsalt jood vedelikku ka rohkem sisse siidriga, nagu vett, vaata. Ehk siis vett peab alati vahel jooma. Järgmine küsimus. Kas kui süüa väga palju rasvast toitu, võib selle võrra rohkem juua? Jah või ei? No kui ma aus olen, siis ilmselt kui ma olin veits noorem, ma arvasin, et see vastab tõele. Aga nüüd, kui ma olen juba vanem ja seda võib-olla mingil määral kogenud, siis ma arvan, et see on müüt, et see ei vasta tõele. Jah, selles mõttes see kindlasti ei vasta tõele. Et alkohol ikkagi imendub samamoodi. Aga hea on, kui sa jood täis kõhu peale, siis ei hakka nii kiiresti paha. Aga ei pea olema rasvane söök üldse nagu. Võib-olla täiesti tavaline kerge mõnus söök. Järgmine küsimus. Hästi põnev küsimus. On ju? Kas alkoholi tarvitamine aitab kaasa seksuaalvõimekusele? Jah või ei? Kindlasti mitte. Võib-olla inimesed arvavad, et see tekitab seda, et siis tuleb see julgus vaata. Võtad oma 2 pits viina ja see julgus. Nüüd ma lähen ja julgen seda naist seal suudelda. Kui asjaks läheb, siis võib-olla ei lähegi ikkagi asjaks. Jah, väga tõsi. Kui sa oled väga purjus, siis ei toimi võib-olla üldse ja tegelikult naiste puhul ka samamoodi. Absoluutselt. Ja ongi minu viktoriin on läbi saanud. Nii ruttu! Jaa, sa oled päris nagu teadlik nendes asjades. Nagu ma ütlesin, siis nagu sinu punktisüsteem on praegu siin. Vau! Ma loodan, et kõik mängisid kaasa ka. Panite siin ajud ragisema natuke. Mina küll ragistasin natuke. No igal juhul, mõtle, kui teeks neid viktoriine natuke tihedamalt. Väga palju infot saab juurde. Ja siis reaalselt tarbidki vähem, sest et sa mõtled kaasa kogu aeg. Kui sa plaanid nädalavahetusel välja minna, juua sõpradega, lõbutseda, siis peaks jooma mõistlikult. Ja mõnivõrd piisab ainult ühest joogist, et ei pea jooma niimoodi, et jood ühe joogi, siis paned edasi 5 jooki, terve õhtu jood. Tegelikult pole vaja üldse. See efekt on sama. Ja see pole isegi rahakotile hea, rääkimata tervisest. Ja rääkimata sellest, et võib-olla sa siis hommikuti isegi ei mäleta kellega ja kus ja miks sa olid. Et mõõdukas is the key. Jah, kuule, aga siis aitäh vaatamast ja kohtume järgmiste videotega juba. Loodan, et saite siit midagi kaasa võtta. Tšau! Tšau!